Laste vaimse tervise teemad kerkivad peredes üha sagedamini esile ning paljud lapsevanemad otsivad vastuseid sellele, kuidas oma last paremini mõista ja toetada. Üheks võimaluseks on Eestis pakutav programm Räägime lastest, mis keskendub just vanemate oskuste ja enesekindluse kasvatamisele lapse heaolu toetamisel. Võimalust kasutas eelmisel talvel ka Eestis artistina tuntud Anna Pärnoja. See korraga keskendub nii-öelda nagu ühele lapsele ja perele ja peredünaamikale siis. Ja seal on seinast seina küsimusi tavapärastest asjadest, kuidas pere nagu toimib, mida tehakse koos ja siis ka lapse spetsiifilised asjad, et seal nagu leitakse nii-öelda tugevusi ja ka kaardistatakse haavatavusi. Et mina tundsin just seda tänutunnet või seda head tunnet enda sees, et ma teen midagi. Et ma astun selle sammu, et lihtsalt koha peal tammudes ja muretsedes ei muutu ju mitte midagi. Ja see on selline kättesaadav variant ja see tegelikult ma tundsin küll lapsevanemana, et see on midagi, mis on minu käes. Ma saan aidata ennast ja lapsi. Räägime lastest on lühivestlustest koosnev sekkumisprogramm, kus spetsialist ja lapsevanem arutavad, kuidas lapsel päriselt läheb. Emotsioonid, suhted, lasteaias või koolis toimetulek ja seda eriti muutuste ajal. Mulle nagu tundub, et võib-olla see ennetus kui selline on siinkohal isegi kõige tõhusam, et see ei peagi olema tohutud probleemid, vaid et sa lähedki ja lihtsalt kuidagi räägid lastest ja räägid sellest, kuidas see läheb, mis on hästi, võib-olla mis vajaks tähelepanu ja ma arvan, et ka suuremate murede puhul see on võib-olla see kättesaadav variant, kust omakorda siis see spetsialist, kellega sa satud seda intervjuud läbi viima, kes oskab suunata sinu last või sinu peret edasi. Programm on lähenemisviis, mis aitab lapsevanemal märgata varaseid märke, mis võivad viidata lapse pingetele, ärevusele või teistele muredele ning annab juhiseid, kuidas kodus turvalist ja toetavat keskkonda hoida. Midagi hirmsat ei küsita ja räägita ja ma just spetsialisti vaatekohast võin öelda, et see vestlus on väga-väga mõnus, sellepärast, et ma arvan, et te teate, et kõigile ju meeldib oma lastest rääkida ja selle vestluse käigus uuritakse just seda, et mis on nende laste elus hästi ja kuidas pere juba toimetab selliselt, et see on toeks ja mis see laps veel teeb ja kellega ta suhtleb ja kus tal on mõnusad keskkonnad. Et seal on just hästi palju rõhku sellele, mis on juba hästi, siis seda tugevdada. Vestlused kujundatakse vastavalt pere vajadustele ning toetust pakuvad väljaõppe saanud spetsialistid, sealhulgas lasteaedade ja koolide töötajad ning tervisevaldkonna eksperdid. Programm on loodud selleks, et lapse ja pere igapäevaelu ei oleks ülekoormatud. Osalemine on paindlik ja lapsevanematele tasuta või taskukohane. Meil on siis üle Eesti kõigis piirkondades praegu just Kolonna heategevusfondi toel 600 uut spetsialisti tuleb kohe juurde, nii et võiks pöörduda oma piirkonna terviseedendaja poole ja uurida, et kus kontekstis täpselt need inimesed just sinu maakonnas olemas on. Mida varem saavad vanemad tuge, seda suurem on tõenäosus, et laps tuleb muredega edukalt toime ega vaja hiljem keerulisemaid sekkumisi. Programm on kättesaadav üle Eesti ning mõeldud peredele, kes tunnevad, et vajaksid veidi lisatuge, et oma last paremini mõista ja tema arengut toetada. Me oleme nagu võib-olla veel teadlikumalt saanud usku sellesse, et me juba teeme väga paljusid asju hästi ja et need meie pere erisused, et me olemegi, võib-olla ei ole see tavaline perekond ja see on kõik okei. Terve pere on aru saanud, et me ei ole neurotüüpilised inimesed ja sellest on ka päris paljud meie sellised ebakõlad tekkinud ja see teadmine on meid väga palju aidanud ja perena me toimime selle võrra kindlasti hästi palju paremini. Räägime lastest programmiga saab liituda spetsialisti kaudu, kellel on vastav väljaõppe. Lapsevanema jaoks on tegemist võimalusega rääkida rahulikult ja hinnangute vabalt just sellest, kuidas lapsel päriselt läheb.